Täna matkan Pärnumaal Võiste kandis. Lähen ikka ühte alla kukkunud lennuki legendi jälle uurima. Ehk õnnestub see lennuki koht ka üles leida. Et 50-60-ndatel eelmine sajand siis olla üks Vene sõjalennuk alla kukkunud siin Võiste lähedal. Rabasse või Sohu. Et seda lennukit ma siis proovin üles leida. Olevat olnud Vene sõjalennuk, pommilennuk ja siis väidetavalt treeninglennu ajal olla alla kukkunud. Et tegin siin natuke eeltööd kaartide ja aerofotodega, et ühte sellist kohta ma nägin, kus nagu võiks nagu midagi olla. Nüüd ma siis lähengi seda kohta vaatama. Et teispool maanteed see kollane, mis paistab, on kunagine Võiste kirik ja see, mis tast alles on. 1941 suvel siin taganevad punased põletsid kiriku maha, hävitsid kiriku ära. Siiapoole jääb Võiste surnuaed. Sagelt käib nüüd koristustalgud, et kiriku juures on inimesi palju, kes teevad seal tööd. Ja siis surnuaia juures on paistab riisutud ja kraabitud, kõik korda tehtud. Täitsa huvitavaks vaadata, kas see punamonument on siin surnuaia juures alles. Aga noh, eks seda vaatab. Ilm on täna ilus, lausa kutsub metsa. Ust ja rõõm sellise ilmaga matkale minna. Ja loodame, et leian siis ka midagi, mida otsima läksin. Mulle meeldib selle metsamaastik, aga eks näeb, mis seal edasi veel tuleb, kuidas see raba on. Raba jaoks on mul igaks juhuks räätsad kaasas, kui liiga pehmeks peaks minema. Tori juures käisin ikka kaasas, aga seda ei olnud vaja. Ja eks me siin näeme, kuidas siin see on. Aga maastik on praegu ilus. Wifi. Mäed võiks see suuremad olla, aga muidu on kai. Ilus maastik. Põrutame edasi. Ei tea, kui hästi siit kaamerast paistab, aga siin metsamaa läheb isegi kõrgemaks. Päris suke tore. Tore ja ilus. Siia tahaks perega tulla matkama. Ikka päris ilus maastik. See raba, kuhu mina lähen, peaks selle kõrgendiku taha jääma. Olen jõudnud nüüd märgalale ja räätsasid pole veel pidanud õnneks alla panema. Ja võimaliku allakukkumiskohani on circa 200 meetrit. Metalliatsujad mul ei ole, nüüd pean silmad lahti hoidnud metallina. Aga jah, ainukesed ohud on siiamaati olnud need kinni kasvanud kraavikohad. Need on päris siuksed vastikud kohad. Aga muidu saab jah, ilma räätsadeta hakkama. Sammume siis edasi.
nii, olen nüüd lennuki arvatava kukkumiskoha juures kohal. Mingi metalli esialgu silma küll ei hakka. Ma jätan seljakoti pealt siia puu peale. Lähen kõnnin siin natuke ringi vahetan. Järsku hakkab mingit metalli silma. Et kui ma nüüd midagi peaks leidma, eks ma lühitan kaamera sisse ja näitan teile. Ja esialgu pole. Nii, nägin mingit metalli rabast välja turritamas. Liigun vaikselt selle metalli juureka poole. Et siis näeb, mis asi see on. Eemalt paistab, et mingi ratas metallsaane küljes. Näete seal puu juures. Huvitav, kas see on see käru, millega siit võimalik alla kukkunud lennuk minema tassiti. Uskumatu, mida võib rava peal leida. See on küll hea. Rootsit leida lennuki jäänuseid. Leiad hoopis mingi vana kärujupi. Väga lahe. Väga lahe. Ega midagi, otsime siis veel metalli siit. Vaatame, õnnestub midagi leida. Nii tehtud siis siin võimaliku kukkumiskoha ümbruses ka päris suured ringid ära. Peale selle käsikäru ei õnnestunud ühtegi pinnapealset metallitükki leida. Võimalik, et on vale koht siin, ei kukkunud siia või on siis nii puhtaks veetud. Või on siis lihtsalt juba pinnase all kõik metall, mida me hästi ei usu. Aga jah, hetkel peale selle käsikäru ei olnud pinnapealse metalli üldse. Noh, ehk teinekord õnnestub.